3 minutit lisaks. Aitäh, head kolleegid! Hiljuti tuli välja uudis, et oleme Euroopas jälle esimesed. Nimelt oleme suurima hinnatõusuga Euroopa riik ja seda juba 3. aastat järjest. Ja majandusanalüütikud toovad välja, et hindade tõus on jätkuvalt Eestis üks olulisematest probleemidest. Ja Konjunktuuriinstituut andis jällegi väga hävitava hinnangu. 1/4 neist inimestest, kes meile tänaval vastu tulevad, ei tule toime jooksvatest sissetulekutest enda kulude katmisega. Nad peavad elama kas võlgu või kasutama säästusid. Tagajärg on see, et üks osa inimestest lihtsalt vaesub. Ebavõrdsus kasvab. Ja mida on siis valitsus teinud? Tõsteti käibemaksu, millega hinnad tõusid väga järsult. Siis tõsteti tulumaksu, mille tulemusel inimeste sissetulekud, pensionid vähenesid. Ja nüüd juulist tõstetakse käibemaksu veelgi, mis suurendab hinnatõusu veel rohkem. Ostukorvid lähevad veelgi kallimaks. Ja pärast seda tõstetakse tulumaksu uuesti. Ehk siis uuesti vähendatakse inimeste sissetulekuid ja pensione. Rääkimata automaksust, mis täpselt samamoodi mõjutab peresid, mõjutab pensionäre. Ja meie pensionäridel pole tihti nädal aega või isegi rohkem enne pensioni kättesaamist võimalust käia poes, lihtsalt toitu lauale osta. Meil on pensionärid, kes nälgivad. Ja ma tuletan meelde, et selle otsuse tõsta mitmekordselt käibemaksu ja tulumaksu, tõsta see 24%-ni, selle otsuse tegid Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid. Sotsiaaldemokraadid, kes täna sattudes opositsiooni, teevad nägu, et muretsevad pensionäride inimeste toimetuleku pärast, peavad kõnesid, kuidas nad soovivad makse langetada. Aga teie võtsite need maksutõusud vastu. Teie vastutate selle eest, mis olukorras täna inimesed on. Ja ma tuletan meelde, et sotsiaaldemokraadid olid valmis maksustama pensione alates 1. eurost. Sellest ideest on täna isegi Reformierakond loobunud. Ja kus olid sotsiaaldemokraadid siis, kui Keskerakond, teised opositsioonijõud mitu korda andsid sisse ja kaitsesid, hääletasid eelnõu osas, mis puudutas siis toiduainete käibemaksu langetamist? Kus siis sotsiaaldemokraadid olid? Sotsiaaldemokraadid olid kas kadunud või hääletasid sellele eelnõule vastu. Ja ma tuletan meelde, et sotsiaaldemokraatide algatus oli ka retseptiravimite hindade kui ka haigla voodipäeva tasutõus. Ja kõik need asjad on väga rängalt mõjutanud täna meie pensionäre. Aga see suhtumine muideks on kandunud ka Tallinna linnavalitsemisse. Esimene asi, mida uus linnavõim tegi esimese eelarvega, kaotas ära pensionäride toidu abipakid. Abipakid, mis olid mõeldud vaesuses elavatele, tihtipeale üksi elavatele pensionäridele. Sotsist linnapea Ossinovski ütles, mis neil ikka seda vaja on, et mis see paar eurot maksev toidupakk ikka annaks sellele pensionärile juurde. Mul on küsimus, kas linnapeal, ma esitasin selle talle ka otse, oli ka julgust minna ise ja öelda seda otse pensionäridele. Seda julgust muidugi ei olnud. Jah, Tallinna jaoks oligi see odavam summa, kuna telliti hankega suures koguses, saadigi seda toidukaupa palju odavamalt, aga ühele pensionärile, kellel muidu polnudki lauale midagi panna, oli sellest toidupakist väga suur abi. Aga see jällegi näitab seda suhtumist. Inimvaenulik poliitika nii Toompeal kui ka pealinnas. Ja kui me räägime sellest inimvaenulikkusest, siis minu hinnangul täiesti vastuvõetamatu asi, mis Toompeal ära tehti, oli see, kui üksi elavatel pensionäridel, kes peaksid sattuma hooldekodusse, võeti ära üksi elava pensionäri toetus. Seda ka sotsiaaldemokraatide häältega, et ma näen juba, et Läänemets kindlasti tahab midagi vastata sellele. Jah, ka see tehti ära sotsiaaldemokraatide häältega. Ja me räägime pensionäridest, kes on üksikud, kellel pole kedagi kõrval, kes saaks olla toeks. Ja see on tihti ka põhjus, miks on nemad sunnitud minema, olema hooldekodus.
sest neil ei olegi kedagi kõrval, kes oleks abiks. Ja siis valitsus otsustas, et just neid üksikuid pensionäre tuleb veel eraldi karistada. Ja riigi jaoks on see ju tegelikult väike kokkuhoid, aga nende pensionäride jaoks on see väga suur kaotus. Nüüd veel sellest valitsuse kokkuhoiupoliitikast, et seda sai juba eraldi mainitud, et sellest aastast otsustati, et siis kui pensioni väljamakse 5. kuupäev langeb nädalavahetusele, siis kantakse pensionid hoopis hiljem, mitte varem, nagu see oli, et ministeerium põhjendab, et sellega hoitakse veidi kokku ületundide pealt ja süsteem töötab paremini. Aga vähe sellest, et see on tekitanud paraja segaduse pensionärides, on veel teine suur aspekt selles osas, et kuidas on võimalik, et üleüldse see süsteem täna peaaegu et ei tööta. 11 kuul 12 olid möödunud aastad tõrked, inimesed lihtsalt ei saa pensioni kätte. Ja see on põhjusel, et valitsus pole soovinud investeerida IT-arendusse. Et meil igalt poolt siis pensionäre kooritakse, aga lihtsalt, et investeerida IT-arendusse, et nad saaksid vähemalt õigel ajal oma pensioni kätte, et ei peaks olema olukord, kus tõesti pensionär nälgib. Et selle jaoks siis raha siiani pole leitud, et ma loodan, et seda leitakse väga kiirel ajal üles. Aga ma arvan, et tegelikult see ongi peamine, et tänastel võimupoliitikutel puudub selline inimlikkus. Kõik me oleme vaid osa Exceli tabelist. Pensionärid on osa Exceli tabelist, üksi elavad pensionärid, vaesuses elavad pensionärid. Ja tegelikult see minu kõne, et see ei ole mõeldud ainult pensionäridele, et ka noorematele. Et ma loodan, et tegelikult te näete, kui ebaõiglaselt koheldakse kas teie vanemaid või vanavanemaid, kes on panustanud kogu oma elu Eesti arengusse, on aidanud Eestit üles ehitada ja teinud seda läbi erinevate aegade ja kriiside. Ja kahjuks selline on siis praeguste võimupoliitikute täna avaldus nendele inimestele. Muidugi on suur õnn, kui on pensionärid, kellel on lapsed, kellel on lähedased, kes saavad olla abiks. Aga kahjuks kõigil pole neid võimalusi. Ja paljud pered on täna raskustes. Meil on paljud pensionärid, kes on üksikud. Nii et mul ongi palve võimupoliitikutele, mul palve koalitsioonile, palun leidke üles oma inimlikkus. Ja muidugi palve kuulajatele, vaatajatele, ärge laske lihtsalt sellel mööda minna. Ärge laske endast üle sõita, jätke see kõik meelde, järgmistel valimistel tehke ka õige valik. Aitäh! Aitäh!